üliteadvuslik seisund olemine on omane hästi lastele, tihti, eriti väiksematele lastele. Et kui ma olen üliteadvuslikus seisundis, siis ma ei ole duaalses energias, ma ei ole sellises hindamisseisundis, et ma vaatan ja hindan kohe. Ma lihtsalt olen sellises olemises, vaatan hoopis teistmoodi maailma. Näen ja kogen teistmoodi, ei hinda, lihtsalt vaatan. Ja üliteadvuslikus seisundis võib olla täiesti ka ilma mingisuguse kindla eesmärgita. Lihtsalt kogeda maailma siis teistsuguses seisundis. Tavateadvus on vaigistatud, välja lülitatud. On kerge, õhulisem tunne, kuigi inimene, kes alustab alles mediteerimisega, siis ta võib vastupidi tunda peas raskustunnet, võib-olla isegi valulikku tunnet, suruvat tunnet, kui ta üliteadvusesse läheb. Keha harjub sellise uue seisundiga. Tavateadvuses olles on maailm rohkem piiratud. Ma olen see tavaline mina, kõik on paika pandud. Pidevalt hüppavad sisse, aktiveeruvad erinevad teemad, mis ma veel pean ära tegema või et tulevad mingid teemad veel meelde, aga üliteadvuses olles on rahulik ja vaikne olla. Sisemine rahu on kordi suurem ja just see kergus. Lõdvestunud, aga keskendunud olek. Kui keha üliväsinud ei ole. Kui keha on väsinud, siis ta lihtsalt tahab unne vajuda. Meel rahuneb ja ta tahab välja magada. Aga kui keha on piisavalt puhanud, siis ta on lõdvestunud, aga ergas ja keskendunud. Selline on see seisund.